Loomulikult see oleks suurepärane, kui meil oleks Eesti kõik õitsvad alevikud oleksid täis õnnelikke jõukaid inimesi, kellel on kohapeal töökohad, kus nad saavad 3 tonni kätte. Ma ei ole kindlasti selline hardcore neoliberaal, kes arvab, et kolige nüüd kõik Tallinnas ära ja maal ei peagi teada elu olema, aga ma lihtsalt olen realist, et majanduslikus plaanis see on võimatu, et siin riik saab sageli vastu päid, et kuskilt jälle kaob kool või kuskilt kaob postkontor. Kas ütleme, jätaksime kooli ja postkontori alles, et mis siis juhtub, et kas siis nagu saabub õitsev elu sinna asulasse, et lõpuks tipneb sellega, et koolis on õpetaja üksi ja postkontorametnik üksi, et mis on see tendents on see, et väga palju teisest Eestist on kolinud see esimese Eestisse ära. Aga õnneks on ka erandeid, et meil on Eestis täiesti uskumatutes kohtades on nagu väga-väga edukaid ettevõtteid, meil on väga edukaid väikelinnasid, kus ongi lihtsalt, et paaril inimesel on selline patriotism, et ma ei koli siit oma tootmist kuhugi Tallinna külje alla, ma ikka proovin siin nagu edasi ajada oma asja ja nad saavad sellega väga edukalt hakkama. Aga neid inimesi see riikliku sunniga kuidagi juurde ei tekita või ei kinnista sinna oma kodumaakonda.